kaugest paigast, mida oma koduks pean. Seal on 4 aastaaega ja üks vana talumaja, mille aeda võisin unustada end. Nüüd on läinud kallis paik, mis südamees ja millest lahti veel ei oska lasta ma. Üks kodu, teine kodu, 3. kodu, 10. kodu, kus on nüüd mu kodu, seda enam ma ei tea. Sest see on mu kodu, vaid see. Seal toimub meil aknavahetus. Siin on meil Vaibaparadiisi kurlaesindus ehk aida korrastamine. Ma natukene siin klopin. Puuti kokku kolla. Akku. Ja mis me siis siin nüüd askeldame? Asso soov on olnud pikalt see ait teha. Tere! Pärastlõunat! Täna on, ma ei tea, mingi ilus päev on. Kui te mõtlete, mis siin suitseb, siis kujutate ette. Ma vist siin mingi hetk vaatasin, et Asso oli vedanud selle puidujäänuste hunniku sinna kümblustünni juurde ja arvasin, et ei tea, kas peremees hakkab millalgi seda kütma ja mul oli täitsa õigus. Täna tuli ta siis selle plaaniga lagedale, et tema kavatseb teha tünnisauna. Ma siin olen kahe vahel, et ma olen kuidagi kuskilt Facebookist aru saanud, et osad inimeste jaoks on väga oluline, et eristataks neid kahte asja, et see tegelikult on kümblustünn, et tünnisaun on mingi täiesti teine asi, see tünnikujuline kaasas veetav saun, aga ma ei tea, vahet pole, meie jaoks on ta tünnisaun. See on suure tähega siis tema nimi, tünnisaun Kesaväli. Teeme niimoodi, siis võib öelda. Mis me siin toimetame? Eile ma jäin seal aida all pooleli, sest mu telefoni mälusel täis ja mul on null jama siin kogu aeg sellega. Ja nüüd saime vist lahenduse. Aga mis siin veel toimub? Mina polnud sellel üldse mõelnudki, aga siin oli üks selline kole aknaauk, siin olid vist mingid lauad ees. Ja Asso võttis endale missiooniks panna hästi ilusti, ta kasutas neid meie puidust aialippe, et teha siia samasugune see kalasava muster, nagu on meil siin rehealuse ustel ja ta värvib ka nende meie maja värvidega, mis on meile siia jäetud. Maja kollane, punane ja hall. Kui osav ja andekas ja töökas võib üks inimene olla, lihtsalt ei mahu pähe. Tahaks ka lihtsalt osata selliseid asju teha, aga kui kõrval on selline abikaasa, kes oskab neid kõiki asju, siis on kohati selline tunne, et mul on vähem enesekindlust teha neid asju lihtsalt, sest tema oskab nii hästi ja siis mul on tunne, et ma nagu ei oska üldse ja siis ma ei taha teha, et ma olen kõik sassi ja kõik läheb valesti ja ma ei tea, et ma olen palju neid mingid naljavideosid näinud, et emad, kui nad on üksi mitme lapsega, kõik lapsed kaenlas, kotid, kõik korraga viib tuppa ja siis, kui on abikaasa või elukaaslane on ka temaga koos, siis on niimoodi, et ma ei jaksa seda turvaälli tassida. No umbes nagu sarnane olukord on siin, et aga see vahe, et ma tegelikult tahaks, aga ma olen ebakindel ja ma tunnen, et ma ei oska ja siis ma olen lihtsalt üks tüütus, kes segab. Ja. Aga küll mina ka kunagi hakkan nende asjadega pihta. Üks asi korraga. Ma siin ju üritan olla üldse esimest korda majaomanik ja talupidaja ja aednik ja lapsevanem 2 lapsega ja 2 koeraga. Tegelikult on väga palju rauda tules korraga. Nii et ei tasu endale liiga palju
ootusi, pingeid peale panna, et tegelikult on aega õppida terve elu. No poiss, tulge, lähme näitame, mis meil seal aidas siis on. Assa siin jalutab Leenut magama ja lähme vaatame, mis seal kassade, kesade, pesaskeses on. Loomulikult jalutan siin ringi ja avastasin, et ma ei olnud seda sisse lülitanud, aga õnneks panin tööle ja ei ole mingit nuttu. Nii, vot selline mitteametlik, mitte päris ja mitte üldse tegelikult Airbnb, aga meie külaliste jaoks tore pesa. Plaan on siis see siia eelmisel suvel ehitajate jaoks suvelt kiiresti pandud lamp ära võtta. Tulevad siia ilusad laternad, mis meil niikuinii on kuskilt teisest laest ära võetud köögist ja selline tore, autentne, päris aida ööbimine siin. Et tegime siin vahvalt nagu muuseumis kohe, et ei too siia mingeid uusi asju ja kõik ongi selline väga aidane. Nii et kes tahab meile külla tulla ja ööbida kuskil privaatselt, ehk siis mitte verandal või kuskil diivanil, siis saab siia tulla. Siin on mõnus, värske õhk ka ja linnulaul kostab läbi seinte. Ja siin on siis, siin on juba ju täitsa piisavalt. Ja meil kusjuures Leenu ei ole ka veel kunagi käinud tünnisaunas, nii et täna ilmselt on tema esimene kord siin sulistada. Emme tuuli Moonikene, väike monki, joo. Noh, mis sa teed? Jätsin ma värvin selle ära. Vanas talumajas nüüd on võõrad einad, tunne mind, kuid väike lind, ma ütlen sulle, et majas seinad mäletavad küll. Sellel kivitrepil sündis minu vanaema päeval siis, kui algas sõda, kodust mehed lahkusid. Nüüd on läinud kallis paik, kus nähtud vaeva ja Ossa grillis meile nii armsa lõunasöögi, juurikad ja tadaa. Ma proovin just esimest korda Asso leidis Tartust poest sellist taimset kanafileed grillimiseks ja no minu jaoks on see kana võib-olla natuke liiga soolane. Taimset fileed ikka, taimset kanapil. No jaa, see on mõeldud ju kana imiteerima, aga väga maitsev, natuke liiga soolane, aga tekstuur ja maitse tegelikult soovitan. Kohe emme annab. Emme paneb selle rippuma sinna. Me panime siia nüüd need raamid seina. Ei saa öelda pildid, sest et osad on lihtsalt raamid, aga vau. Ma olen lõpuks päriselt rahul selle nurgaga. No ta ei ole ilmselgelt siin valmis. See riiul on mingi täiesti tühi. Aga see hakkab sulanduma kokku sellega siin. Ja nüüd mul kohe tuli entusiasm, et järgmisena panna see suur diivanilaud siia proovida. Kas see ikkagi läheks siia? Mooni on linnainimene, kes sattus meile siia maale. Mis teed, Leenu? Ahah, pintslihoidja. Põlve antud edasi, aina ehitame üles suurt ja uhi uut, kuid ikka lõpuks tuleb jätta hüvasti. Kus nüüd on mu kodu, mu kodu. Nüüd on meil täitsa uus probleem. 2-aastane ja vett täis tünn. Lähme siis valvame. Koerad jäid nii armsasti sinna Mooni juurde, et hei, inimesed, te jätsite oma beebi siia.
Okei, me siis valvame. Mooni minna siia sisse. Jaa, Mooni on nii pisike. Mooni nii pisik. Aga Leenu? Leenu saab minna või? Jah, sa tahad ka ujuda või? Jah. No, lähme vaatame, kuidas nunnukesed seal sulistavad. Tšau! Tule. Emme ka tuleb või? Ai, sul on nii vahva siin vees või? Emme ka tuleb. Jaa! Edi on jälle nagu, et teie beebi vedeleb siin maas. Emme siis ka. Isi valla. Isi on paljas või? kus nüüd on mu kodu, kus nüüd on mu kodu, kus nüüd on mu kodu. Leenu, roosinupukesed on siin. Kui ilus. Jaa. Mõned teist on tundnud huvi meie aia vastu, et ma näitaksin rohkem õues teile, mis siin on ja kui ilus kõik on. Nii et ma olen seda püüdnud siin teha ja jätkame. Lähme vaatame ringi. Mul on eelmisest suvest just hästi palju armsaid klippe sellest, kuidas Leenu siin maasikapeenras käis kogu aeg ise noppimas. Ja talle meeldisid just metsmaasikad väga. Et siin on suured aedmaasikad ja pisikesed metsmaasikad on ka siin vahel. Nii et avastamist on. Excuse me. Tule ära. Endiselt tundub nii uskumatu eluaeg korteris elanud inimesele, et lihtsalt ongi nii palju ruumi, nii palju rohelust, kõik see on meie oma ja et need maasikad näiteks, igasugused muud juurikad ka, aga et just maasikad kasvavad enda aias, see on mu unistus olnud kogu aeg, et mul ükskõik igasugustest muudest mingitest kurkidest ja tomatitest, aga maasikad aias ja ei olnud ju niimoodi, et me oleks pidanud neid ise istutama ja siis ootama, ma ei tea mitu aastat, et need oleks maasikad, vaid need olidki juba siin ja juba eelmisel suvel me siin nosisime kogu aeg. Nii mõnus. No meie peenardega on igatahes nii, et ega mina siin väga kätt pole kahjuks külge pannud, et maasikad olid siin ja rabarberid meil uhked ju seal, need hiiglastikud. Ja Asso tegi Leenuga kartulipõllu. Ja siin on siis, need olid siin juba varasemalt, need sibulad ja kas need on küüslaugud seal või. Ja siis Asso ema istutas meile siia lehtsalatit ja vist porgandit. Ja kasvuhoones on meil tomatid ja üks viinamarjataim, mis Ade tõi. Ma tõesti loodan, et ma vaatan aastate pärast, 10 aasta pärast
seda videot ja siis vaatan, et issand, sa ei istutanud veel mitte midagi ja sul oli nii vähe seal, ainult mingid ämma istutatud tomatid ja siis ma loodan, et mul sellel hetkel on kõik see hästi kirju ja see kasvuhoone on täitsa nagu minu ja mina oskan ja mina teen ja mina kasvatan oma taimebeebisid. aga vaatame, kuidas see läheb. No ma ei või, nii armsasti nad valvavad siin niimoodi. Te olete nii armsad. Te olete nii armsad. Nii, Assa alustas siin väikse veranda ja meie välikäimla puhastusega. Et meil on see sellest ajast, kui meil on nüüd veega WC ehk eelmise aasta lõpust, siis meil on see välikäimla nüüd olnud nagu laoruum, aga see pott on endiselt seal. Nii et Assu hakkab sellega tegelema ja sorteerime siin asju ja teeme selle väikse veranda puhtaks ja siis saab siin kenaks. No näete, siin me käisime, oli plusskraad, miinuskraad, pime, pidime tulema toast kogu aeg siia häda tegema. No, mis siin toimub? Noh, suur sorteerimine käib ja minu ülesanne on igatahes siin neid kaste sorteerida. Meil on sinna peldik laoruumi jäänud pikaks ajaks. Meil on siin isegi kunsti. Kasti natukene liiga kõvasti ainult loppisime. See on meie peremees. Sellega on vahva lugu, ma mäletan, me elasime Kalamajas, siis me Assoga lihtsalt istusime elutoas ja ma ütlesin Assole, et joonistame koos pildi niimoodi, et mina joonistasin midagi, siis tema midagi, siis mina midagi. Ja siis tuli selline mingi naljakas poiss seal õues ja mingi lammas ja nii tore. Oi, kui põnev. Täitsa teine koht. Ma siin üritan ka natuke toimetada, aga Mooni on siuke klepek nagu ikka. Nii, me saime siin oma selle vaheruumi ja väikse veranda korda, aga olulisem asi, mis teile näidata, on siin. Ma panen selleks kohe ukse natuke koomale, et see kohe paistaks. Kinni ei saanud panna, seal on voolik vahel, aga näete, kui ilus.